jõe forelli püüdma. Ja õhtune aeg siis peale tööd. Mõne tunni jõuab, et kuskil 6:30 paiku peaks jõe äärde jõudma. Ja viimati ma olin seal siis aprilli keskel ja tol päeval vist võttu ei saanudki, et see aasta olen sealt nüüd ühe jõeforelli saanud, 43 sentimeetrit. Ja veel ühe võttu, jah, ühes augus läks üks päris kolli moodi jõekas minema. Proovin siis nüüd kärestikku, et maikuu on käes, varsti juba maikuu keskpaik isegi, et on juba aeg juba seal maal, et võiks juba midagi toimuda. Et suhteliselt kesine on ta praegu olnud, et erilist aktiivsust see jõgi ei ole veel näidanud. Et hooaja alguses siis talve poole olid üldse täiesti nullipäevad seal, et 3-4 esimest korda, mis ma seal käisin. Esimesed elumärgid olidki siis aprilli keskel, kui sain selle jõeka ja sealt ühe võttu veel. Ja siis otsustasin, et enne maikuud ei tulegi. Maikuu on juba peal ja vaatan, kuidas see õhtul koht käitub see. Alustan oma põhiaugust ja sealt kohe edasi ongi kärestik. Ja täna panustan kärestikule ka, et proovin seal pöörlevat ja väikest plekki ja äkki on ka ala kärestikus. 3 tundi jõuab püüda kuskil, siis juba läheb pimedaks ära. Ja põhi siis käänakud ja augud proovin ka läbi, et vaatame, kuidas läheb jõe ääres. Olengi siin kohe jõudmas jõe äärde. Esimesed ärevad sammud. Uued lootused jälle. Kõik eelmised nullitamised on meelest ära pühitud. Mul see tavaliselt niimoodi ongi. Kui olen päev otsa loopinud ja isegi ühtegi võttu ei ole saanud, siis kaob motivatsioon ära, et ei viitsigi enam niipea tulla. Aga see on juba tavaliselt sama päeva õhtul meelest ära pühitud ja juba kibeled ja teed uusi plaane. Tase on ka täiesti okei. Alustangi siit samas selle käänaku pealt. Põhikohas siis, kus ma oma püüki tavaliselt alustangi. Enamus forelle olengi siit augu pealt saanud. Vaatame, kuidas siit täna õnnestub. Hetkel jah on vaikus, ükski kala endast märku ei ole andnud. Liigun edasi siit augu poolt sinna kärestiku suunas. See ülemineku koht vaiksemast vooluks kärestikuks. Seal on ka vahel mõnel aastal olen saanud.
olen siin Kärestiku alguses nüüd vaikses vees ei toimunud midagi. Seal oli täiesti vaikus. Alustan seda Kärestikuga siit. Siin ma lõpetan ära selle kärestikulise osaga ja liigun edasi väiksema vooluga kohtadesse. Kalaga endiselt 0. Aga natuke püüki on veel ees ja mine sa tea, kus ja millal ta võtab. Täiesti vaikus, isegi haug ei võta. Haugil on küll veel keeluaeg, aga tavaliselt siin jões on ta juba see aeg võtnud. Siin elavadki jõeforell ja haug elavad kõrvuti. Mais ja juunis juba muutub siin haug aktiivsemaks. Forell kaob ära. Aga noh, natukene on seda lõike püüda veel. Paar magusat kohta on ees veel. Vaatame, kuidas see päev lõpeb. Kas nagu tavaliselt või õnnestub üks kala ka saada. Jõudsin selle augu juurde, kus mul eelmisel, see oli üle-eelmisel korral. Jah, üle-eelmisel korral üks suurem forell ära läks. Ühe mu video peal on näha ka see sama auk. Hiilin sinna lähemale ja vaatan, kuidas täna siin on. Jõgi teeb siin sellise S-kurvi. Siin on veel üks huvitav koht. Siin ma olen ka mitu võttu saanud. Ja selle puurisu alt on mu rekord jõeforell 1,3 kilo. Mitte eriti suur, aga midagi ikka. Võtte olen siin mitmeid saanud väikseid forelle, ahvenat ja augi.
jõgi oleks nagu surnud. Olengi siin käinud tavaliselt kas vara hommikuti või õhtutundidel. Ja minu kogemustel on siin hommikud palju produktiivsemad olnud. Vahel on jah, niimoodi seal alguses alustada. Kohe lased mitu forelli tagasi. Mitte metsikult palju, aga 3-4 kala ikka. Lõpupoole on ikka võtte olnud. Aga see aasta on jah palju vaiksem siin. Võtan siit lõpust veel väikse jupi, kus on natuke madalam ja kiirem pool. Proovin siit ka. Ka üks väiksem kärastikuline lõik. Ma arvan, kui siit üle jõe minna, umbes põlve sügavane on siin. Natukene sügavam kui see alguse osa kärestik. Siin olen ka varasematel aastatel näinud kala liikumas. Nüüd oli võtt. Rohkem ta ei tulnud. Ühe võttu sain siit. Ilmselt oli väike. Vaatame veel edasi siit. Sinna käänaku peale paistab veel isegi päike. Suurem kivi turritab sealt jõest välja. Vähem proovin sealt ja sealt lõpetan, siis viskan veel mõned visked tagasi minnes. Siit kaamerast peaks paistma nüüd. Suur kivi turritab veest välja seal. Loobin siin, pane visken. Forellil meeldib sellises kohas ka olla. Kivi taga varjuda ja paistab nulliring tulevat. Viskan veel mõned kohad, paar kohta läbi tagasi minnes. Ja selle augu juures, kus alustasin, äkki hilise õhtul peab mõni forell jahti.
kui siin seda jõge vaadata, siis siin peaks küll forellipesa olema. Aga kunagi mitte ühtegi võttu selle koha peal ei ole saanud. Jõgi teeb siin mitu käänakut, hästi palju risu. Siinpool on siuke laiem koht. Moodustab väikse sopi välikurvis. Ja seal oma sängis, kus ta voolab, seal on ka siuke tugev liivane ja kruusane põhi. Suvel olen augi saanud küll siit, aga teen siin paar viset. Viimane võimalus täna, 5 viset veel siin, kus ma täna alustasin. Lõpetan ära tänaseks. Tegelikult tegin 25 viset. See on mul täiesti tavaline. Kui ma ütlen endale, et ma teen viimase 5 viset või viimase viske. Mõni tund siis õhtul forellipüüki ja üks väike võtt. Eks loodame, et tuleb mõnikord ka saagi rohkemaid videosi. Järgmise korrani.